Tere, minu nimi on Sirli Oder ja ma olen lasteraamatute illustraator, aga mitte ainult, ma töötan ka raamatupoes. Ja raamatupoes töötan ma sellepärast, et ma lihtsalt kohutavalt armastan raamatuid. Tead, ma arvan, et sulle meeldivad ka raamatud, sellepärast, et muidu sa ei oleks sa teisel pool ekraani. Aga mul on väga hea meel, et sa seal oled, sellepärast, et nii me saame koos aega veeta. Mis siis, et mina sind ei näe, aga sina mind ju näed, eks ju? Ja teiseks on mul hea meel selle üle, et sa raamatuid armastad, sest see tähendab seda, et meil on midagi ühist. Tead, mulle meeldisid raamatuid juba siis, kui ma olin päris väike. Ma mäletan ühte hetke, kui ma olin, ma arvan, et umbes 5-aastane, urasin rattaga raamatukokku ja laenutasin endale sellise hunniku raamatuid. Ma arvan, et need võis olla umbes 15 tükki. Ma isegi ei tea, kuidas ma nendega koju jõudsin, sest neid oli nii palju. Ja tegelikult oli ka kummaline see, et ega ma ei osanud ju lugeda. Nii palju raamatuid ja mitte ühtegi sõna ei oska kokku lugeda. Igal juhul läksime koju ja muudkui lappasin neid. Ja mulle nii kohutavalt meeldisid need pildid, mis seal sees olid ja ka kaanepildid ja ma nii väga oleks tahtnud teada, mis nende piltide taga on, mis nendes raamatutes juhtub ja ma unistasin sellest, et ma oskaks lugeda. Minule ei lugenud sel hetkel ka keegi raamatuid ette. Nii et kui sulle keegi raamatuid ette loeb, siis sa oled üks väga rõõmus laps ja mul on selle üle hea meel. Nii et mina pidin lugemise ise ära õppima. Eks ma õppisin ka, lihtsalt natukene hiljem. Igal juhul mulle väga meeldiks, kui mõni raamat, mille mina olen illustreerinud, tekitaks sinus samasugust elevust nagu minus siis, kui ma olin umbes 5-aastane. Et sa läheksid raamatukokku, võtaksid selle raamatu sealt riiulist ja mõtleksid, et vau, need on nii ägedad pildid, ma tahan nii väga teada, mis see raamatus juhtub. Ja siis sa õpidki lugemise ära ja saadki teada. Ja kui nii läheb, siis ongi väga hästi. Ja ma arvan, et see ei tee rõõmsaks mitte ainult mind, vaid ka teisi illustraatoreid, kes on joonistanud ka väga ägedaid raamatuid. Ja sa teed rõõmsaks ka laste kirjanikud, sest siis nad teavad, et nad teevad õiget asja. Vot, aga saame nüüd natukene lähemalt tuttavaks. Siin minu selja taga näed sa raamatuid, mida ma olen illustreerinud ja ma näitan neid sulle natukene lähemalt. Ja ma arvan, et ma räägin natukene lähemalt ka sellest, mida sa mu selja taga siin näed, sellepärast, et siin on illustratsioonid ühele uuele raamatule, mis hetkel veel ei ole ilmunud, aga võib-olla sel hetkel, kui sina seda videot vaatad, siis juba on. Nii et varsti saad teada, mis raamat see on ja siis sa saad raamatukogust uurida, kas sa juba saad seda lugeda või mitte. Aga alustame, eks ju? Mõtlesin, et räägin sulle natukene sellest, milline on minu tööpäev. Tead, mõnikord arvatakse niimoodi, et kunstniku töö ei ole selline töö nagu kõik teised tööd. Teistele töödele minnakse ju niimoodi, et hommikul äratuskell heliseb, siis sööd hommikust, lähed bussi peale ja lähed tööle, teed töö ära ja tuled koju ja siis puhkad. Tegelikult on tihtipeale ka kunstniku töö täpselt samamoodi. Et see ei ole niimoodi, et ma istun kodus ja mõtlen, et ootan inspiratsiooni ja kui inspiratsioon tuleb, siis torman kähku stuudiosse tööle. Muide, me oleme siin praegu minu stuudios. Ma ei ole kodus. Ja tegelikult see ei olegi nii. Ja sa veel mõtled, mis inspiratsioon on. Inspiratsioon on selline tunne, mis tuleb ühe kunstniku sisse või loomingulise inimese sisse, sest ta mõtleb, et nüüd ma tahaks teha hästi palju toredaid asju. Aga seda alati ei ole. Aga mina ei jää ka seda tunnet ootama sellepärast, et kui mu tuleb ühe raamatu illustreerimistöö pakkumine, siis mu tuleb see ikkagi õigeks ajaks valmis teha. Ja see tähendab seda, et ma pean stuudiosse tulema tööle täpselt samamoodi, nagu ma läheksin igale teisele tööle. Ehk siis ka minul hommikul äratuskell heliseb, enamasti 6:30 või 7 ja siis kell 8 või kell 9 olen ma juba stuudios. Siis ma panen endale teised riided selga, tööriided, täpselt need, mida sa siin praegu näed. Kindlasti paned tähele, et ma olen riideid vahetanud, eks ju? Ja, need on tööriided. Siis ma natuke aega istun tugitoolis, võib-olla loen, võib-olla joon lihtsalt kohvi ja söön võileiba. Sätin ikkagi natukene mõtet valmis ja siis ma tulen siia laua taha ja hakkan joonistama. Ja see aeg, kui ma joonistan, küll siis tuleb ka inspiratsioon. See on see tunne, et hirmsasti tahaks joonistada. Sedasi on see tööpäev. Ja siis ma muudkui joonistan, vahepeal puhkan ja siis kui enam jaksa või pilt saab valmis, siis ma pakin enda asjad kokku ja lähen koju.
täpselt nagu kõik teisedki inimesed. Aga räägime nüüd natukene lähemalt sellest raamatust, mille illustratsioone sa minu selja taga näed. Mitte ainult minu selja taga, minu käes ka. See raamat on täis vimkasid ja mitte ainult. Seal on toredad poisid ja tüdrukud ja päris palju loomi. Seal on kanad, kassid, koerad, rebane, igasuguseid muid loomi kaasa arvatud üks elukas, keda sa seal seina peal näed. Hästi tumedal taustal, eks ju. See on üks elukas, keda vist ei ole päriselt olemas. Igal juhul, kui seda raamatut loed, siis sa saad teada. Aga siin minu käes on mõningad illustratsioonid, mis on ühe väikse tüdruku lemmikud. Kui ma sain illustratsioonid valmis, siis ma kutsusin ta siia stuudiosse vaatama ja palusin leida seina pealt lemmikud. Ja nüüd ma näitan teile, millised need olid. Üks on see. Siin pildi peal on raamatu peategelane. Peategelase nimi on Lenna. Ma tegin talle siuksed pisikesed krunnikesed pähe, sellepärast et mulle tundus, et siis ta oli natukene kelmikam. Ja kuna talle väga meeldivad kassid, näed, siin on tema kass ka, siis ma tegin talle siia särgi peale ühe pisikese kiisu. Sest ma arvan, talle meeldiks sellist särki kanda, eks ju. Vot, igal juhul see oli üks väikese tüdruku lemmikpilte, sest siin peal on kass. Ühtlasi meeldis talle see pilt, sellepärast et siin on see sama Lenna ja siin on talle samamoodi see särk, kus on peal üks väike kassike ja talle vist meeldis see, et see tüdruk teeb siin süüa. Ta teeb siin üht toredat väga pidulikku kooki nende aiapikniku jaoks. Ja siis meeldis talle see pilt, sellepärast et siin on hästi palju koeri. See pilt meeldib mulle ka väga. Sest mulle meeldib see, et siin on hästi palju erinevate ilmetega koeri ja kõigil on mingi oma tuju. Kui sa neid lõpuks vaatad, siis sa saad aru, mida keegi mõtleb. Mõni on kaval, mõni on rõõmus, mõni on kahtlustav. Ja siin peal on üks maja. See on nõiamaja. Vähemalt niimoodi kutsuvad seda lapsed selles raamatus. See pilt oli ühe poisi lemmik. Kui, mis poiss ta nüüd enam on? Ta ikka rohkem mees. Ma arvan, et umbes sinu issi vanune. Aga talle meeldis see pilt. Nii palju siis piltidest. Järgmiseks loen ma teile hästi pisikese tutvustuse sealt raamatust. Selle pealkiri on siis Õnnekaare õed ja Vimka vennad ja selle kirjutas Jana Maasik. Ma loen tõesti ühe pisikese lõigu lihtsalt sealt raamatu algusest, isegi mitte tervet peatükki, sest see annab sulle natukene aimu, mis siin raamatus juhtub. Nii, ja siin kõneleb siis peategelane Lenna. Ma nüüd alustan. Minu nimi on Lenna. Ma saan varsti 8-aastaseks. Minu parimad sõbrannad on Mirtel, Emma ja Saskia. Me oleme kogu aeg ninapidi koos. Seepärast kutsub Mirtel ema meid õdedeks. Ta naerab ja ütleb näiteks nii. Noh, Lenna, kus õed Saskia ja Emma on? Kell on juba 8:30 hommikul ja ma pole neid veel näinudki. Me kõik elame Õnnekaare tänaval, täpselt nagu ka Marti, Oskar ja Siim. Poisid kutsuvad end Vimka vendadeks, aga meie oleme ka Vimkade alal väga andekad. Õnnekaare tänava lapsed elavad lõbusat elu. Nad korraldavad aiapidusid, on putukapäästjad ja konnafarmerid. Nad müüvad kirsse ja ronivad nõiamaja aknast sisse. Vahel on nad kodus abiks, vahel mitte eriti. Iga päev toob midagi põnevat ja toredat. Ja ongi kõik siit. Mis seal edasi juhtub ja mida toredat nad teevad ja mida põnevat nad teevad ja millised vimkasid nad teised täpselt üksteisele viskavad, seda saad siis raamatust edasi lugeda. See siin on minu stuudio puhkenurk. Võib-olla tundub natukene naljakas, et see asub ainult 2 sammu kaugusel minu töölauast. Aga tegelikult on see üks väga vajalik koht. Sest kui ma raamatut illustreerin, veedan ma mõnikord stuudios 8-10 tundi päevas. Seda on päris palju. Ja nii ma pean sellest tegevusest vahepeal puhkama. Jah, isegi nii toredas tööst nagu joonistamine tuleb vahepeal puhata. Kas sa oled tähele pannud, et kui sa mõnikord mängid, siis sa isegi sellest väsid ära ja pead väikse pausi võtma. Samamoodi on joonistamisega. Nii et kui ma ära väsin, siis ma tulen vutt 2 sammu kaugusele enda töölauast, istun siia tugitooli ja teen siin kõike muud peale joonistamise. Näiteks joon kohvi, loen raamatut, söön võileiba või vaatan lihtsalt aknast välja. Ja selle aknast välja vaatamise juures on tore asi see, et
sealt näeb lennukeid ja kuna mulle meeldib väga-väga reisida, siis mulle meeldib ka väga lendavaid lennukeid vaadata. Ja selleks, et mul oleks siin puhkenurgas tore olla, olen ma seina peale pannud igasuguseid pilte, millega koos on mul hea. Need on enamasti erinevad pildikesed reisidelt. Nii, et siin sa näed siis midagi Istanbulist, Portugalist, Berliinist ja siin kapi peal on üht-teist Kreekast. Vot, nii ma siin elan ja olen ja teen ja joonistan. Aga nüüd oleks õige aeg anda teile üks väike ülesanne. Kui sa vaatad neid raamatuid, mida ma illustreerinud olen, siis sa kindlasti paned tähele, et ma olen joonistanud elus omajagu kolle. Erinevaid, hirmsaid ja naljakaid ja mõningaid karmsaid. Nii, et sina võiksid ka joonistada ühe kolli. Kui tahad, siis mitu. See võib olla näiteks üks silmata koll, kes jookseb läbi metsa niimoodi, et tal on jäänud pähe üks suur põõsas ja hunnikus loomi. Sellise kolli joonistasin ma just uude raamatusse. Või siis joonistada mõne kolli, kes on umbes mingi looma ja vampiiri ristsootis näiteks. Selline võiks siis olla hirmus koll. Aga sa võid joonistada ka armsa kolli. Sellise, kes on väike ja pehme ja karvane ja roosa. Täpselt selline, kelle sa tahaks ööseks kaisu võtta, et oleks hästi ilusad unenäod. Nii et otsusta ise, millise kolli sa tahaksid joonistada. Aga mul oli teiega väga tore. Nii et aitäh ja kohtumiseni siis juba kas päris elus või siis hoopis kuskil raamatukaante vahel. Nii et sina loed ja mina olen sinna pildid joonistanud. Aga kõike head teile. Joonistage, mängige, lugege raamatuid ja olge muidu toredad. Nägemist!